et kõik, kes on tulnud siia, on siin, kes veel tahavad tulla ja kes veel lisanduvad siia, siis ootame neid ka, aga meie hakkame peale igal juhul. Sellepärast, et mees peab täpne olema. Amen! Mees peab täpne olema, sest kui sa täpne ei ole, siis sa lennuki peale ei jõua. Kui sa lähed lennujaama 15 minti hiljem, siis lennuk on läinud. On nii? Okei, siis ma seisan siin. Nii, aga siis mina olen Villi Võrk, kes mind veel ei tunne, ja olen Lootuse küla Järvakandi keskuse juht. Ja Järvakandi keskus on 2 aastat tagasi loodud Lootuse küla ettevalmistuskeskus, mis valmistab mehi Lootuse külla minekuks. Et minna põhiprogrammi, mehed tulevad otse tänavalt, mehed tulevad igasuguste jamadega sinna, kellel on lambid kinni, kellel on midagi veel, aga Jumal muudab nende meeste elusi. Ja sinu ees seisab mees, kes oli 18 aastat tagasi täielik narkomaan põhjas, mitte keegi must midagi ei arvanud, kõik ütlesid, et Võrk Villit päästab ainult aud või hästi pikaks ajaks vangi. Aga Jumal õnneks nii ei arvanud. Ja Jumal mõtles oma plaani ja Jumalal oli oma plaan ja ma tänan Jumalat, et see plaan, mis temal oli, läks täide. Ja kui ma sain 98. aastal päästetud, ma olin siis 25-aastane. Ja 25-aastaselt päästetud saada on tegelikult väga hea. Kui sa saad varem, on parem. Aga mina sain 25-aastaselt ja ma olen väga õnnelik, et eile me tähistasime 16 aastat abielu. Mul on poeg kaasas siin, väike assistent, kes on üks poegadest. Mul on kokku 5 last. Halleluuja! Jumalal on plaan sinu jaoks ka. Ma ei ole tulnud siia lihtsalt, et rääkida oma seiklusjutte maalt ja merelt ja et oleks sul mõnus kuulata, et näed, küll sellel mehel vedas. Oli narkomaan, Jumal tegi ime, mees sai päästetud ja hakkaski elama korralikku elu. See ei ole muinasjutt. See on tõeline elu. Elu koos Jumalaga, see ei ole muinasjutt. See ongi tegelikult, see tundub nagu muinasjutt. Sellepärast, et see on nii põnev. Ja kui sinu elus ei ole Jumalat või ei ole seda põnevust, siis koos Jumalaga see põnevus tuleb. Igal mehel on actionit vaja. Sa oled nii vaid, sul ei ole actionit vaja. Igal mehel on actionit vaja. No mis action siin ikka siis on? Kool lõppes ära, nüüd hakkab vaheaeg, täna mingi õudne tuul õues. Sjama see on. Actionit on vaja meil. Amen! Iga mees vajab actionit, iga mees tahab tegelikult natukene noatera peal käia. Ära vaata mind sellise näoga, et sina oled niuke hästi püha mees ja sina ei ole tahtnud kunagi seda teha. Ikka, igal mehel on actionit vaja ja see action meil on Jumalas. Amen! Nii et täna ma usun, et meil tuleb põnev aeg. 45 minti on mulle antud. Minu jaoks on see alati vähe, sest ma võiks rohkem rääkida, aga hakkame kuskilt minema ja vaatame, kuhu me välja jõuame. Teemaks on mulle antud täna kogukonna teenimine. Ja kui ma mõtlen selle peale, siis tegelikult enda tutvustuseks ma rohkem ei räägikski midagi, et ma olen 5 lapse isa, seda ma ütlesin, et ma olen Lootuse külas, teenin alkohoolikuid ja narkomaane ja tegelikult Jumala vaim ütles mulle siis, kui ma sain päästetud. Ta ütles, et sina saad teenima alkohoolikuid ja narkomaane. Aga see, et ma sain selle keskuse direktoriks, see võttis aega mul 16 aastat. On vaja Jumalal aega esiteks ja teiseks on vaja, et sa läbid teatud etapid. Kui mind oleks pandud kohe, nii et võeti ise endine narkomaan ja panna kohe rehabilitatsioonikeskust juhtima, siis ma ilmselt oleks täna kas siis hästi pikaks ajaks vangi sattunud või hauas.
sest mul poleks neile narkomaanidele midagi anda. Täna mul on oma elukogemus, täna mul on elu koos Jeesusega, täna mul on korralik pere, täna mul on tegelikult midagi, mida rääkida neile. Midagi, millest mina hoian kinni ja et see aitab mul teenida neid edasi. Jumal on sulle andnud midagi. Jumal on andnud sulle erilised annid. Jumal on andnud mõnele mehele spordianni. Jumal on andnud mõnele mehele raha teenimise anni. Jumal on andnud mõnele mehele hariduse anni. Jumal on andnud mõnele mehele kasutada jumalikku loovust, nii et nad mõtlevad välja iPhone, telefone, Airbusse, igasuguseid asju. See on kõik Jumala loovus, mis on inimesele antud. Kui me seda kasutame, siis me saamegi sellega teenida kogukonda. Amen. Mis siis on see teenimine? Kui paljudel Jumal on öelnud, et sa tead oma kutsumist? Kui paljud teist siin täna teavad oma kutsumist? Kui sa said päästetud või sa veel ei ole saanud päästetud? Kui paljud sina tead? Kui paljud veel teavad, et mille jaoks sa siin elad ja mis sul on elu eesmärk ja 2 kätt, 3, 4, noh, hakkab tulema, Eesti mehe julgus võtab natuke aega. Aga tegelikult, kui sa tead seda, siis sa liigud selles suunas, olgu kas või kukesammudega, väikeste sammudega, aga sa lähed selle nägemuse suunas. Ma olen kogu aeg, see, et ma täna juhin rehabilitatsioonikeskust, ma olen kõik need 16 aastat unistanud sellest. Ja unistamine on, sõbrad, täiesti tasuta. Unistamine ei maksa sulle raha. Mida suuremalt sa unistad, seda väiksem sa tundud ise endale ja seda suuremaks läheb Jumal. Ja unistuste keskel ma usaldan alati seda suurt Jumalat, sest mina ise olen väike, ma olin ise täiesti maha kantud, ma olin ise täiesti poris. Ja ma ei unusta seda mitte kunagi ära. Et ma olin täiesti maha kantud, inimesed ei arvanud must midagi, aga õnneks, ütleb Jumala sõna, tema võtabki need, kes selle maailma silmis on mitte keegi, et teha tühjaks see, kes arvab, et ta on keegi. Amen! Mina niimoodi, ära saa valesti aru, aga mina niimoodi ei oska nagu teha õpetajad selliseid sessioone. Ma kipun kohe jutlustama ja ma kipun kohe niimoodi nagu asju kinni naelutama. Aga see on mõnes mõttes hea, ma usun. Mida siis tõeline mees teenib? Ma panin endale mõned märksõnad. Et kuna jutt käib kogukonna teenimisest, siis mida siis see tõeline mees teenib? Mis sina arvad? Esiteks ta teenib Jumalat. See on number 1. Ja Jumalat on hea lihtne teenida, kui me oleme vallalised. Tarvitseb sul ainult paluda Jumalalt, Jumal anna mulle töö, Jumal anna mulle kodu, Jumal anna mulle auto, Jumal anna mulle naine. Ja huvitav, mõnedel meestel läheb see järjekord kohe valeks pärast nende palve vastuste kätte saamist. Kus see Jumal siis jääb? Mehed hakkavad rabelema tööl, mitme kohaga käivad Norras, igal pool käivad tööl, rabelevad, et saaks autosse kütuse, et saaks perele leiva lauale ja Jumal jääb tahaplaanile. Aga kui me mõtleme selle peale, kes meile andis need palvevastused, siis kas ta saab jääda tahaplaanile? Nii kui me jätame ta tahaplaanile, siis on meie elu ka allamäge. Varem või hiljem on sul Norrast king ja võib-olla, ma ei tea, mis selle autoga võib juhtuda ja mida veel. Aga tõeline mees teenib Jumalat, siis on perekond, on järgmine. Need ei saa kunagi minna vahetusse. Minu lapsed, mul on poeg, Villibert on kaasas, aga mu lapsed teavad, et minu peres on Jumal esikohal. Kui ei oleks mul Jumalat, mul ei oleks mitte midagi. Ma oleks see sama endine narkomaan edasi ja mul ei oleks mitte midagi. Jeesus on minu elus esikohal. See jääb nii.
Teiseks on Jumal mind õnnistanud väga fantastilise naisega, kellega ma sain luua üldse perekonna. Aga see perekond jääb alati teisele kohale. See koht mitte kunagi ei saa esimeseks. See on eluaeg teine koht tal. Kas ma armastan perekonda vähem kui Jumalat? Muidugi mitte. Aga see koht ei vahetu. Ma armastan peale Jumalat oma naist väga. Mu lapsed teavad, et mitte lapsed ei saa seda esikohta, aga see kõige väiksem, kes meile sündis 5. lapsena, ta on 3-aastane, ta on kõige nunnum võib-olla, aga ta ei saa ikkagi, teised lapsed saavad sama palju tähelepanu, kõik lapsed saavad võrdselt tähelepanu ja naine on mu elus ikkagi esikohal. Tänu naisele me saime üldse lapsed. Mul ei tulnud lapsed enne ja siis tuli naine. Aga osad mehed ja osad naised ja üldse pannakse see tänapäeva maailm tahab tegelikult ka selle järjekorra nii sassi lüüa. Sul võib olla 2 isa ja sul võib olla 2 ema ja... Aga see järjekord jääb paika. Selle on Jumal algselt niimoodi loonud. Esikohta ta ei anna mitte kellelegi. Sinu piibel ütleb väga selgesti, et sul ei tohi olla mitte ühtegi teist Jumalat kui mina. Jeesus on esikohal ja ükski asi ega inimene ei saa seda esikohta. Sealt hakkab kogu teenimine peale. Ja mina teenin niimoodi kogukonda. Niimoodi ma elan ja niimoodi ma liigun, et need 2 asja on mul paigas. Peale selle on mul hea kogudus. Aga kogudus on 3. kohal. Mina ja mu pere, me teenime Jumalat, nii et iga pühapäev meie peres kuulub koguduses käimiseks. Aga see järjekord peab olema nii, nagu Jumal on selle algselt loonud. Ja muidugi, mida tõeline mees veel teenib? Palka. Amen! See on nüüd väga sügav. See on niisugune sügav mõte. Jaa, aga Jumal õnnistab su kätetööd. Paljast lakke vahtimisest ja sülitamisest Jumal ei saa sind õnnistada. Kui me päevad läbi lihtsalt lööme lulli ja proovime elada parasidi elu. Aga tõeline mees teenib palka ka ja ta ei lähe, aga see järjekord ei tohi sul meelest ära minna. Järjekord hoia alati õige. Kui sul on see järjekord õige, siis tegelikult palk tuleb. Ma räägin oma elust. 16 aastat tagasi, või tähendab 18 aastat tagasi, ma hakkasin unistama, et ühel päeval ma juhin rehabilitatsioonikeskust. Aga see juhtus alles 2 aastat tagasi, et ma sain selle rehabilitatsioonikeskuse juhiks. Enne seda oli meil enda perefirma, mis töötab tänapäevani. Aga mina seal firmas enam ei tööta. Sellepärast, et Jumal ütles mulle 2 aastat tagasi, et Villi, sa jätad oma igapäevase töö ja tuled 100% minu kuningliiki tööle. Ja mul ei olnud mitte kandikul kõigepealt palk ja kontor ja tööasjad valmis, vaid mul oli oma südames see nägemus, mille Jumal oli pannud mu sisse, kui ma sain päästetud. Ja see nägemus toob täna mulle leivalauale, see nägemus on loonud mulle kontori ja töökoha, see nägemus on läinud täide ja ma tean, et ma jooksen seda võidujooksu, mida ma pean jooksma. Aga mul ei olnud ennem, see nimekiri ei hakanud ju teistpidi. Kõigepealt peab ju pappi olema, et saaks üldse abielluda. Ma ei rääkinud sulle, et sul peab olema pappi kõigepealt, et sa peaks abielluma. See on hea, kui sul on pappi, aga kõige parem on, kui sul on Jeesus. Tema on kõik su jaoks. Ma tulin Jumala juurde ja ma olin paljas nagu püksinööp, mul oli miinusmärk ees. Tänaseks mu kapid ajavad üle ja tavaliselt tegelikult, kui sa normaalselt mõtled, siis 5 lapse isa ei sõida 8 nädalaks naisega Ameerikasse. Lihtsalt pappi ei ole ju. Ei ole ju võimalik. Kuidas sa sõidad? Aga Jumalaga on kõik võimalik. Ja unistamine on tasuta.
Keegi ei keela sul unistada suurelt, keegi, mitte keegi ei saa takistada sind. Ainukene, kes takistab, on sinu enda kahtlused. Aga Jumal tahab, et me unistaksime suurelt, sellepärast siis me usaldame ka seda suurt Jumalat. Amen. Ja mehed, see usk ja see usaldamine ongi tegelikult see action, mida ma rääkisin sulle. Et sa kõnnid mööda vett. Sa ei kõnni oma loogikas, sa ei kõnni oma nägemises, mida sa füüsiliste silmadega näed, vaid oma ususilmadega, mida sa näed. Mida sa usud? Usud sa seda, et ühel päeval sa saad juhtima võib-olla suurt firmat? Või usud sa seda, et ühel päeval sa saad olema võib-olla mingi kooliõpetaja või mõni treener? Või usud sa seda, et sa oled võib-olla ühel päeval Riole sa võib-olla ei jõua, aga järgmistel olümpiamängudele? Kes keelab meil unistada? Kes keelab meil uskuda? Mitte keegi. Need, kes sinna ühel päeval on jõudnud, nad on hakanud liikuma selles suunas, mida nad usuvad. Gert Kanter hakkas ka viskama ketast oma isa kuuri taga. Ja tänaseks lennutab olümpiamängudel ketast. Kõik on kuskilt alustanud. Hiljuti mul oli sünnipäev ja mu naine kinkis mulle väga hea koti. Täiesti usumehe kott. Mis siin kirjas on? Ma ei kuule. Walk on water. Usumees kõnnibki mööda vett, nii et plärtsumine, sa kuuled plärtsumist juba. Nagu lestad oleks jalas mul. Kuula hoolikalt seda plärtsumist. Sinu elu on samasugune tegelikult. See ongi see tõeline usaldus. Mul ei olnud mitte midagi, mul olid ainult võlad. Jäi sul meelde see? Ja täna ma ükspäev vaatasin rõdult alla, vaatan, Jumal, sa oled nii hea. Mul on 4 autot maja ees. 2 on tööautot, 2 on oma. Mul on suur maja, mul on suur pere. Me alustasime niimoodi, et kui me abiellusime, siis minul oli 1 banaanikasti täis ja mu naisel oli 2. Tal olid nõud ka. Aga teises olid siis raamatud ja need riided. Minul olid ainult riided. Mõned kodinad võib öelda tegelikult, sest mul oli 1 suitsuauguga Tatšini dressipluuse, jope oli mul panti viidud, kulukad olid, nagu ikka meestel lähevad siit jala vahelt läheb katki, need olid natuke lapitud niuksed. Ja niimoodi ma alustasin. Auk oli ühes taskus ja teises taskus. Ja kui me abiellusime, siis me tegime täiesti loogikavastast. Me käitusime täiesti loogikavastaselt. Me mõlemad naisega panime põlved maha oma köögis. Mina vaatasin siiapoole tühjadesse kappidesse ja tema vaatas teistesse köögikappidesse. Ja tema poole peal oli pool kotti riisi ja rohkem meil polnud seal kappides mitte midagi. Ja tead, mis me võtsime? Me võtsime selle sõna aluseks ja röökisime sinna kappidesse. Jeesuse nimel saage täis. Kapid, ajage üle. Ja tead, mis tänaseks on juhtunud? Mul on tõepoolest, ma ei jõua enam sügavkülmasi osta. Kirstud ajavad üle, need sügavkülma kirstud, nii et kui sul ei ole midagi süüa, tule Järvakanti, ma annan sulle paar banaanikasti täit, vorste, saslõkki, kõike, mida iganes. Jumal on lihtsalt hakanud õnnistama selles mõttes, et mina teen seda, miks tema mind on kutsunud. Jumal on sind kutsunud. Õpi, käi koolis, kuula, hoia see järjekord õige ja hoia see teenija süda. Kõige tähtsam ongi, et sa hoiad selle teenija südame. Et mis me siis puudutasime? Jumal, perekond, kogudus ja õige mees teenib palka ka. Amen. Nii et raha on ka vaja. Sa ei saa muidu ju minna Jumala kutsumist täitma. Raha on igal mehel vaja, aga raha teenimine käib koos Jumalaga. Selleks ei pea kõik sõitma Norra tööle. Et Eestis ju ei ole ju pappi võimalik teenida ju. Kes hakkab selle miinimumpalga peale tööle? Hakkan jah, ega ma mingit floppe ei ole.
miinimumpalgaga, ma võtan parem ennast töötuks ja vahin kodus internetti. Küll mul mamps teeb pannkooke ja ootan oma direktori kohta, kui mulle direktori kohta pakutakse. Niisama ei jookse magavale kassile, ei jookse hiir suhu. Sa pead hakkama liikuma selles suunas, mida Jumal on sulle rääkinud. Ja kui ta ei ole sulle midagi rääkinud, siis kuula, mida ta sulle ütleb. See on ka üks oluline asi, õppida kuulama, mida Jumal räägib. Me tahaks ise Jumalale dikteerida alati, mis tema peab kõike tegema. Meil on oma programm ja siis me kutsume, et Jumal, tule, aita nüüd see ellu viia. Jumal, seda ei ole mina seal öelnud sulle. See on sinust enesest, need kraabi kõik ära, kuula, mis ma ütlen. Ei, no ma ju kuulasin ju Joyce Meyerit ja ma kuulasin seda ja üks asi on telekast vahtida ja teine asi on raadiost kuulata, aga kui sa istud sohva peal ja võtad kõik need nutiaparaadid ära ja jääd rahulikuks ja hakkad kuulama oma mõtteid, siis see on tegelikult katastroof, mis meiega toimuma hakkab. Esimene tund, ma enda kogemusest räägin, ma ei räägi kellegi teise, et see juhtus kunagi kellegiga. Minul oli küll, mul läks, kõik kops läks üle maksa. Ei no mida ma istun, mida ma vahin siin? Normaalne mees peab teenima, mees peab käima tööl, mees peab rabelema. Istu, Jumal ütles mulle, istu, ole vait ja kuula. Mida ma istun siin? Tunnikese istun ära ja mitte midagi ei kuulnud. Sellepärast, et ma oma sees ikkagi rabelesin. Ja läks teine tund. Ja vot siis Jumal sai mulle midagi öelda. Aga me tahaks ise kogu aeg talle dikteerida, mida ta kõike peaks tegema. Ja arvata, et ma ju kuulsin sinu käest. Ja sellepärast me vahepeal jooksemegi vasta puud. Ja asjad ei lähe nii, nagu peaks minema. Aga hoiame selle järjekorra õige. Kõigepealt teenime Jumalat, perekonda, kogudust ja palka. Kui sul ei ole neid, et sul ei ole perekonda ja sul ei ole lapsi veel, siis pane täiega 200% Jeesuse jaoks. Ja ta näitab sulle, kuidas sul asjad peavad minema. Võtame lahti õpetussõnad, kellel on piiblid kaasas. Siin on piiblipäevad ka. Kui ei ole, siis minul on kaasas. Õpetussõnadest 20 ja 29. Noorte meeste uhkuseks on jõud. Aga vanade meeste ehteks on hallid juuksed. Oled sa kuulnud seda ütlust, et austa halli pead ja kummarda kulupead? See on Eesti vanarahva tarkus, seda ei ole piiblis. Austa halli pead ja kummarda kulupead. Aga tegelikult ei ole see, mida ma tahtsin täna rääkida. Ma tahan tegelikult jõuda selleni, et noorte meeste uhkuseks on jõud, aga vanade ehteks on hallid juuksed. Ja mis sellega pistmist on kogukonna teenimisel? Noortel meestel on jõudu, noortel meestel on... Mina olen selle vanakooli mees ja vanal ajal oli üks niuke pioneer nimega Timur, kes moodustas oma külas meeskonna. Ja Timur ja tema meeskond käis vanadel inimestel puid ladumas. Nad tegid öösel ja tegid niimoodi, et keegi ei näeks, ladusid need puud ära ja läksid järgmisele. Aga ainukene, mis nad joonistasid 5 nurga värava peale, et nemad olid seal käinud. Aga kui me võtame selle siia konteksti, siis tegelikult noortel meestel on jõudu. Noortel meestel on jõudu teha midagi head, noortel meestel on jõudu midagi ära orkunnida ja see annab ka adrenaliini laksu ja actionit. Amen! See vahtimine viskab meil rohkem üle. Meil õnneks on kodus nüüd sellised reeglid, et kui kooli vaheaeg hakkab, siis hakkab vaheaeg ka nutitelefonidest. Niuke vaba aeg nutiaparaatidest. Ja ma mäletan seda aega, kui need sellid, me võtsime telefonid ära ja neil tulid sõbrad külla ja neilt läksid ka telefonid ära.
Ja siis me ajasime nad õue. Mida me siin teeme? Igav on. Villibert naerab, ta mäletab väga hästi. Käivad ümber maja nagu niisugused noored loikamid, no midagi ei ole teha, mis asi nii igav, no mõttetu, täiesti mõttetu, no mida me siin teeme? Esimene ring ümber maja niimoodi nagu oksad raagus, niimoodi kõnnivad seal. Ja siis tead, mis ma ütlesin neile? Kasutage Jumala loovust. Vennad hakkasid onni ehitama, vennad hakkasid, ma ostsin 5 kilo naelu neile, hakkasid kohe ideed tulema. Jumal on andnud ju meile loovuse, mida me peaks kasutama. Ja seal, kus meie loogika lõpeb, seal tuleb tükk tühja maad, enne kui Jumala loogika hakkab sealt. Aga me tahame kõik olla niisugused loogilised ja haritud mehed, saad aru, temptis ja seal käinud ja see on mind õpetanud ja ka meie loogika mahub ju vaevalt, minul on küll suur pea, mul on 64 sentimeetrit. Kui ma oma Jumalat piiraks selle 64 sendiga, siis see oleks täiesti katastroof. Jumal, kes on kogu universumi kuningas, kõige võimsam, kes on loonud taeva ja ma panen ta oma siia väiksesse kapslisse peitu. Oma loogikaga tahan kõiki asju täpselt läbi puurida, kuidas ta ikka seda asja teeb. Ta ei teegi seda minu loogikaga. Tal on oma loogika. Jumal ütleb, et minu teed on palju kõrgemad kui teie teed. Minu mõtted, need on palju kõrgemad kui teie mõtted. Ei, aga kuidas ta ikkagi tahaks oma selle väikse maise mõtlemisega teda kuidagi nagu teha niisuguseks kriipsujukuks. Ma ei kavatsegi. Ma võin olla 90-aastane ka ja öelda ikka, inimesed ütlevad, Villi, sa oled ikka nagu väike poisike. Ja aga Jumal õpetab mind. Olge nagu lapsed. Tema jaoks ma jäängi poisikeseks. Nii targaks ma kunagi ei saa nagu Jumal. Ja mul on alati kuhu õppida, alati mida juurde saada ja ammutada ja alati julgust juurde saada, et ma jälle julgeks paadist välja tulla ja astuda vee peale ja okei, ma tulen. Jeesus, kui sina ütlesid, siis ma tulen. Amen! Nii, ma ei tea, kui palju aega on veel. Paneme edasi. Siis pärast vaatame. Kui juba välja tõstetakse, küll me siis lõpetame. Noorte meeste uhkuseks on jõud. Ja tegelikult ma olen enda jaoks defineerinud selle jõu. Need, kes teevad märkmeid, ma soovitaks praegu need kirja panna. Jõud. Ja ma võtsin enda jaoks lahti need 4 tähte. J-täht on järjekindlus. See, mida Jumal on sulle öelnud, seda tee järjekindlalt. Kui tema ütles, et need, kes on pannud käed adra külge, kui sa said päästetud ja panid käed adra külge, Piibel ütleb, need, kes vahivad tagasi, ei kõlba Jumala riiki. Tee järjekindlalt, künna oma vagu, mine oma kogudusega, mine usus edasi. Ükskõik, mida vaenlane teeb. See on see tõeline jõud. Ma võin siia ka. Esimene oli siis järjekindlus. Tee asju järjekindlalt. Ükskõik, kes tuleb sulle vahepeal ütleb ja kes ei usu võib-olla seda, mida sina oled palvetoas Jumalaga saanud. Tee seda järjekindlalt. Kui sa tead, et Jumal on sulle öelnud, siis minu pärast tulgu kas või kogu maailm minu vastu, aga see, mida Jumal on mulle öelnud, seda ma teen. Ja see on järjekindlus. Õ on järgmine täht. Sul peab olema teatud õhin asju teha. Õhin. Ja õhin asju teha õieti. Kus sa tead, et asjad lähevad õieti? Siin on peegel.
See, et sa oleksid tugev usus ja õhinal asju teha õieti, sa vajad usku. Usk on ka selle tõelise jõu näitaja. Mitte ainult see, mis sa suudad pumbata mõned mehed 45-kilose antliga. 2-sendine veresoon on siin peal. Ma teen 4 tükki veel. Nüüd on korralik köis on siin peal. Ja see kõnnak läheb ka hoopis teiseks. Aga see ei ole tõeline jõud. Tõeline jõud, need jõumehed võivad olla oma südames tegelikult nii nõrgad. Solvuda, mossitada. Ma ei mängi suga, ma olen hoopis teise liivakasti. See ei ole see tõeline jõud, mida Jumal mõtleb. Ja siis see viimane teetäht, mis sa arvad, mis see on, mida meil veel on vaja? Distsipliini. Et seda asja kõike teha. Meil on vaja väga distsiplineerida enda elu. Meil on vaja tegelikult väga distsipliin. Ma ei tea, kas ma kirjutasin. Grammatiliselt mul ei pruugi olla õieti. Distsipliin. Ei, kõik on õige. Nii. Ehk siis, see tavaline, see füüsiline jõud ei ole veel mingi näitaja. Osad mehed minul on see kolmnurk nüüd siin alla vajunud. Aga see usu kolmnurk siin sees on mul täiesti olemas. Vot seesama see jõud, sisemine. Osadel meestel on füüsiline jõud väga hea ja ma räägiks siin ühe anekdoodi selle füüsilise jõu suhtes, kuidas noor mees ja vana mees läksid puid langetama kirvestega. Ja noor mees muidugi vaatas taadile peale väliselt. Sellise mehe ma kustutan esimese poole päevaga ära. Ma tõmban kõik notid ise maha. Ja noormees võttis kohe hoo sisse, hakkas kirvega vehkima. Ja vehkis pool päeva ja vaatab kogu aeg, huvitav, mina löön paar puud ära, vanamees ikka istub. Aga vanamees istus, kuna ta oli vana mees, ja eesmärk oli, et päeva lõpus loeme kokku, kumb rohkem puid sai. See on võitja. Noormees nüpeldas pool päeva, nüpeldas teise poole, õhtu tuli kätte ja ainus asi, mida noormees nägi, alati kui taadi poole vaatas, taat istub. No muidugi ta arvas, et ta võitis taadi ära, sellepärast taat enamus aja istus, nii kaua kui tema rapsis seal puude kallal. Hakkavad õhtul puid lugema, taadil poole rohkem puid. See ei ole võimalik ju! Kuidas see võimalik on? Nii kaua kui mina tagusin, sa istusid ainult. Jaa, noormees, mul ei ole nihukest jõudu, et tampida nürikirvega. Seega, kui ma lõin 2 puud ära, ma istusin, teritasin kirvest ja rüüpasin vett ja puhkasin jalga. Ma ei jõua niimoodi toore jõuga tampida. Sina tampisid toore jõuga, sa ei teritanud ühtegi korda oma kirvest. Ja sellepärast sul nii vähe puid ongi. Nii et siit moraalmehed. Et ainult siin ei ole see kogu jõud. Taat istus. Samamoodi on meil vaja usukirvest eritada. Kui see maailm nüristab sind ja sa paned ikka tuima, mind ei huvita, ega see Sky Plus ei tee mulle mitte midagi, selle maailma muusika ei tee mulle mitte midagi ja sa surud nürilt, siis sa ühel päeval oledki nii nüri. Ja imestad, et miks teistel usuinimestel elu läheb, sellepärast et nemad selle aja, kui sina kuulad Sky Plussi, on palvetoas võib-olla. Muusikal on väga suur tähendus. Mina ei taha nüri olla. Kes teab Piiblis seda kirja kohta, et kes tahab olla suurim, olgu teie teenija. Matteuse evangeeliumis. Lähme korraks sinna. Me pole isegi õpetussõnadest veel käinud, jah?
aga ma ütlesin selle juba ära. Nii, aga lähme siis Matteuse evangeeliumisse, vaatame korraks, mis seal ütleb piibel. Matteuse 20. Nii, Matteuse 20 ja salmis 26. Teie seast aga ei tohi nõnda olla, vaid kes iganes teie seast tahab olla suureks saada, see olgu teie teenija. Et kui me teenime kogukonda, kui me teenime kogudust, kui me teenime perekonda, siis mitte meid ei teenindata. Restoranis, me eile näiteks käisime ka pulma aastapäeval, vot hea tunne on, kui sa käid restoranis ja sind teenindatakse. Aga see minult mingit väga suurt vastutust nagu ei võtnud. Ma ei pidanud muretsema nende kalade eest, mis me sõime, ma ei pidanud nende 4 käigu eest, mitte midagi ma ei pidanud tegema. Ma läksin lihtsalt kohale, tarbisin, tõusin püsti, ütlesin aitäh ja läksin ära. Aga selle sama mentaliteediga mul ei oleks seal Lootse külas midagi teha. Seal olen mina see ettekandja ja kalade praadija ja poest tooja ja kui vaja, siis isegi jõest püüdja. Et teisi teenindada, et teisi teenida. Sest lõppeesmärk on, kui ma tahan jõuda kuhugi välja, kui ma tahan saada Jumala silmis suureks, siis ma pean olema teiste teenija. Ja see on see, millega me teenime kogukonda. Mitte oma teadmistega, kui palju ma piiblist tean. Ma tean piiblist mõnest vangist palju vähem. Osad mehed, ma käin vanglates kuulutamas evangeeliumi ja rääkimas seal Lootse külast ja osad mehed teavad vanglas minust paremini piiblit. Aga need kirjakohad, mida mina tean, ma olen rakendanud oma ellu ja ma olen niisugune praktiline vend, ma tahan elada selle järgi. Ma ei taha ainult seda kirjatundlist lihtsalt teada, et kus üks või teine asi on kirjas või kes olid Jeesuse esivanemad, kõik pealuu seest tuleb. Need nimed, mul keel ka ei paendu neid isegi ütlema. Aga mõni teab peast ja kiitus Jumalale, kui tal on selline pea, mis teab peast neid kõiki asju. Aga siis järgmine samm on sealt, et tuleb hakata elama selle järgi, mis siin kirjas on, mida ta kõike teab. Ja Ameerikas on väga vahva programmis on niimoodi, et seal on ju enamus, kes on mingit pidi olnud kristlased, aga ka sattunud kiusatustesse, sattunud narkootikumidesse, sattunud alkoholismi või millessegi muusse ja nad on kristliku taustaga. Mõni vend on Kenneth Hagini koolis käinud. Ja seal on huvitav, seal ma panin tähele, et seal osad mehed pannakse sõnade paastule, et ta üldse õpiks kuulama Jumala häält. Üks vend, kui ma olin seal õppimas, siis üks vend pandi 3 päevaks üldse sõnade paastule, nii et ta ei tohtinud ühtegi sõna rääkida programmis. Sa võid mõelda, oi, see on ju täiesti mõttetu, mina räägiks kogu aeg. See on sinu vaba valik, sa ei ole programmis ka. Aga tema tahtis oma eluga midagi ette võtta ja need loosungid, mida ta kõike piiblikoolis teadis, olid ikkagi, ta oli jõudnud välja programmi, sellepärast et ta oli alkohoolik või narkomaan. Nii et need loosungid meid üksinda ei aita. Aitab see, kas me elame selle järgi. Ja viimane asi, mis ma tahtsin puudutada, kui ma mõtlesin, et mida siin üldse rääkida, on Matteuse evangeelium 7. Ja see on kirjakoht, kus Jeesus ise ütleb, et mitte igaüks, kes ütleb mulle, issand, ei saa taevariiki, vaid need, kes teevad minu isa tahet. Mäletad, me rääkisime alguses, et kui sa said päästetud või ei ole veel päästetud, aga saad päästetud, siis Jumal kutsub sind, ta räägib sulle, ta annab sulle teada, mille jaoks ta sind on ette valmistanud. Iga inimese jaoks on eesmärk. Igal inimesel, meie võime öelda sellele mis tahes, saatus, ettemääratus, kõik muud asjad, aga mina usun, et Jumalal on plaan iga inimesega. Jumalal on plaan sinu eluga. Saa teada, mis on see Jumala täiuslik tahe sinu jaoks.
Sest Piibel ütleb ühes kohas, et tehke kindlaks oma kutsumine, siis ei komista mitte iialgi. Ja mitte igaüks, kes hüüab, issand, ei saa taevariiki, vaid need, kes teevad minu isa tahtmist. Seal on vaja teha midagi. Kogukonna teenimiseks on ka vaja midagi teha. Koguduses käia ja tarbida on üks asi. Aga et kogukonnas midagi ära teha, see nõuab sult midagi. Näiteks, kui Jumal on mind kutsunud tänavale, siis 10. juunil me lähme Tallinnas esimest korda välja alkohoolikute ja narkomaanide jaoks. Ja Jumal on mind kutsunud, seda ei teinud mina. Aga see on märk vist, et hakkame lõpetama. Okei, aga me paneme edasi. Ja et tegelikult, kui Jumal on mind kutsunud tänavale, siis loogika ütleb, et sul on 5 last, sul on keskus, sul on vaja toimetada ja tegelikult ei ole ju jõudu minna tänavale. Lihtsalt ja leiaks sinna 1000 vabandusi, et kuidas mitte minna. Ja ebamugav ka ja mis ma nende pättidega seal teen ja küll nad tulevad ise ja hakkavad helistama mulle niikuinii ja sotsiaaltöötajad suunavad. Aga Jumal on mulle öelnud, et sa pead minema. Siis mina ei taha olla nagu Joona, seal kalakõhus tati sees vaielda. Mina ei taha teha seda, Jumal, näed ise, mul on lapsed, teismelised kasvavad kõik, saa aru minust. Ja proovin kogu aeg vabandada seal tati sees. Parema meelega ma teen seda. Ja siis, kui ma hüüan, issand, siis on lootus saada taevasse. Amen. Et mugavus muidugi ei lubaks meil teha. Ma pean iga hommiku tõusma üles ja see 130 kilo liha peab minema ristile nagu nipsti. Ja ta on juba üsna vilunuks saanud. Ta juba enam ei punni isegi vastu. Sest ta teab, et see hull niikuinii voodisse ei jää. See hull klopib mind niikuinii maas lahti, isegi kui ta on ainult 2 tundi saanud magada. Siis ta saab veel, see liha saab veel külma vett ka, siis me hüppame jääauku. Nii et see liha saab kogu aeg vett ja vilet. Aga nemad omavahel kunagi vaimuga ära ei lepi. Ainus, mis selle lihaga võib juhtuda, ta võib kahanema hakata. Et natukene vähemaks minna, et 110 kilo peale. Aga ta ära ei sure. See liha ei sure ära, see liha on nii kaua, kui ma siin maa peal elan. Ja see liha kogu aeg vingub, ei taha teha seda, see pole ju mugav. Kuidas see võimalik on? Nii vähe on ju neid töötegijaid ja kuidas see... Ja raha ei ole ja pappi ei ole ja abielluda ei saa, helikopterit veel ei ole ja töö võeti ka ära ja kogu aeg ainult üks vingumine käib. Ja vait! Mina ja mu pere, me teenime isandat. Sa pead ütlema oma lihale, mis ta tegema peab. Aga kui me laseme tal iniseda, siis ta iniseb sul toas ja paneb sind tegema ja ütlema neid asju, mida tema tahab. Aga ütleme talle parem, nii nagu Piiblis on kirjas, sina ütled talle, mis tema tegema peab. Amen. Saagu valgus. Halleluuja. Nii, aga ma arvan, et siin on niigi nüüd täna tund aega juba sahmitud. Enne kui ma lõpetan, siis ma ei tea, kas siin on see kombeks või ei ole, aga ma tegelikult tahaks palvetada, et üks asi on see, kui mina õpetan või räägin midagi, aga teine asi on see, kui Jumala vaim sulle täna midagi ütles. Sa panid midagi kirja, sa panid võib-olla enda jaoks mõned märksõnad, mida sina pead oma elus tegema, millest sa pead loobuma, mida sa pead võib-olla eemale jätma. Ja kui Jumala vaim räägib sulle, siis tegelikult on tark teha seda, mis ta ütleb teha. Sellepärast, et Joona ka punnitas, mis ta punnitas, aga lõpuks tegi ikka seda, mis Jumal ütles talle. Et parem on kohe teha. Ja see, kes teeb minu isa tahtmist, see saab taevariiki ka. See ei tähenda, et ma nüüd räägiks sellest, et meie tegudega kuidagi saame taevasse. Aga me peame isa tahtmist tegema. Ja selles on meil kindlus, selles on meil power, selles on meil see tõeline jõud, järjekindlus
õhin asju teha õieti. Usk, mis võidab ära maailma ja distsipliin. Amen. Aga kui sa lubad, siis ma tegelikult palvetaks. Ja palvetaks, et Jumal võiks, siin on nii palju noori mehi, kellel on tegelikult helge tulevik. Mina ei kujuta ettegi, kuhu Jumal sind tahab juhtida, aga mul oleks väga lahe ühel päeval saada kokku sinuga ja mõelda, kuule, Villi, mina olen juba siis habeme pikemaks kasvatanud. Villi, mäletad seal ükskord, mis keskus see on siin? Arigata keskuses. Sa rääkisid meile ja ma võtsin sõnasabast kinni. Ja ma hakkasin tegema nii, nagu sa ütlesid. Viskasin need raadiod ja nutid minema ja hakkasin kuulama, mida Jumal räägib. Ja hakkasin tegema selle järgi. Ja tead mis? Jumal rääkiski mulle. Ja Jumal andiski mulle sellise tuleviku ja Jumal andiski mulle vot selle mõtte, mida keegi teine võib-olla pole kunagi teostanudki. See ongi see Jumala loovus. Keegi polnud kunagi lennukiga lennanud. Keegi haaras kinni sellest loovusest. Keegi mõtles, et kuule, mõtet tuua mööda mäetippe, kõndida, kogu aeg matkata ainult kepiga, on vaja lennuk välja mõelda. Keegi mõtles nüüd muruniiduki, mida taha ei ole inimest enam vaja. Põriseb sul aias vaikselt ja ammustab muru. Jälle inimene on Jumala loovust kasutanud. See ei ole ju, et Jumal mõtles välja mingi plastmassjupi. Ei, Jumal lõi inimese oma näo järgi, kellele ta tahab anda oma mõtlemist, oma loomingut, oma jõudu, et siis luua midagi koos Jumalaga. Amen! Ja siin on kamp mehi, kes on kõik tegelikult väärt ja kuuluvad Jumala armeesse. Ja see ei olegi niuke kelgunööride ja vingujate koht. Ma ei saa Jeesusega alati, kas ma siis kõnnin igal pool. Mina sõjaväkke küll ei lähe. Aga miks mitte? Võib-olla on just hea, seal saab selle distsipliini paika. Amen. Et tegelikult Jumal on, see on vägev armee, mulle väga meeldib see kamp siin. Ja Jumalal on siin iga ühe jaoks on tegelikult plaan. Iga ühe jaoks, iga mehe jaoks. Isa, ma tänan sind selle sessiooni eest ja isa, ma tänan sind, et see ei olnud lihtsalt minu seiklusjutud maalt ja merelt, vaid isa, tõesti sinu vaim puudutas neid noori mehi siin ja isa, ma tänan, et siin istub saalis veel mehi, kes hakkavad ühel päeval ise teisi õpetama ja sinu sõna levitama, viima edasi. Ja Jumal, ma tänan sind, et sa õnnistad igat ühte, kes on siin. Isa, ma tänan, et sa värskendad nende nägemust. See, mille sina oled andnud ja see, mida võib-olla vaenlane on kuidagi kahtlustega ja ebakindlusega tuhmiks teinud selle pildi. Jumal, löö uuesti särama see nägemus. Löö nendes noortes meestes uuesti särama see õhin ja niuke teotahe minna edasi, pressida, isegi kui on raske. Ikka mitte alla anda ja võidelda, sest sa oled meid mehi teinud võitlejateks. Tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle, et sa oled pannud meie sisse seemne, mida viia edasi, et meile tulevad järglased. Jumal, ma tänan sind, et sa õnnistad igat meest siin. Jeesuse nimel. Amen.